Aitäh, härra istungi juhataja, head kolleegid. Lugupeetud minister ka, kui ta kusagil veel seda jälgib. Ma pidasin oluliseks, et mõned riskid võiks ära markeerida, et siis nad oleks ka stenogrammis olemas, et kui kunagi ajalehtedest lugema hakkame, mis on juhtunud, et siis saab nagu sellise retrospektiivse kontrolli teha. Vähem kui 10 aastat tagasi nende riigihangete puhul püüti tegeleda probleemiga, et hankijad ei saaks hinnaeelist sellega, kui nad alltöövõtjaid ütleme, petavad siis, jätavad lõpus midagi maksmata ja nii edasi. Tegeleti ka sellega, et töötasud oleks makstud ausalt, et riiklikud maksud oleks makstud ja nii edasi. Ja nüüd meil siin minister ütles, et see on konkurentsi soodustav eelnõu, aga tegelikult, kui me nüüd mõtleme, et mida ta soodustab, siis risk on päris suur, et ta annab eelise ettevõtjatele, kes tegutsevad ebaausalt, mis siis tähendab, et raskemaks läheb nendel, kes sooviksid ausalt tegutseda, aga samas pole välistatud, ega ettevõtjad on arukad inimesed, nad vaatavad, kus see seaduse piir on ja eks nad saavad oma tegevuses vastavaid korrektuure teha. Teine asi, nüüd riigikaitselistel eesmärkidel tuuakse sisse see võimalus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus. Nagu me teame, siis rohepööre on lõppenud. Siin Euroopas leidub veel terve hulk poliitikuid, kes arvab, et see nii ei ole, aga kindlasti seal liikuvad, nagu rahajõgi on kokku kuivamas, aga raha on vaja liigutada. Uus raha liigutamise koht ongi kaitsevaldkond. Ja kusjuures, kui te arvate, et inimesed ei ole nutikad ja leidlikud, et selle kaitsevaldkonna piire laiendada, et ise ka kvalifitseerudes, ma võin teile näiteks tuua selle, et siin hiljaaegu Financial Timesis avaldas üks Hollandi teadlane arvamusartikli. Ju ta oli ökoloog või bioloog. Ja tema kirjutas, et ka soode taastamine tuleks lugeda riigikaitseliseks tegevuseks. Näete, varsti tuleb mõni valla või linnapea ja ütleb, et tal seal paar teed, see on ka riigikaitseline või mingi maja. Ja siis saab jälle otse hanke ära teha ja kiiresti liikuda. Nii et Jürgen Ligi siin ka ütles, et eesmärk on lihtsustamine. Ma mõnes mõttes ütleks, et võib-olla peaks selle kalkulatsiooni ära tegema, et kui radikaalselt vähendaks ametnikkonda, eriti seda, kes kõike selle hanke menetlustega tegeleb, nii hankeid korraldades kui seda kõike kontrollides, ja hanked läheksid selliseks, et näiteks Anti Allas siin teab, tema on linnapea olnud, et ta helistab sõbrale, ütleb, et tahaks lasteaeda. Sõber ütleb, miljoniga teen ära. Anti vaatab, palju võib-olla, helistab teisele sõbrale, see ütleb, et 800-ga ongi kogu menetlus. Kopp juba sõidab kõne lõpus ja kõik kerkib. Ja et ma lihtsalt tahangi ära markeerida, et siin nüüd vastutuse peatükk kaotatakse üldse ära, et tõepoolest lihtsustumine toimub. Mina ei ole selle vastu, et ettevõtjatel on lihtsam tegutseda, aga lihtsalt ühiskonnana me peame neid riske hindama, et olgu see siis siin markeeritud, et kui me Eesti Ekspressis siin 2, 3, 4 aasta pärast loeme, et juhtus midagi. Ja kaitsevaldkonna kohta ma tahtsin veel öelda seda, et nüüd on Eestis ju alanud, kui siin varem olid energeetika valdkonnas, liikusid inimesed riigist erasektorisse, olles enne seadusliku raamistiku aastate jooksul timminud, siis nüüd uudiseid loed, kaitsevaldkonna inimesed liiguvad riigist erasektorisse, küll pooled jäävad ka riigisektorisse. Ja siis saab juba vanad tuttavad lihtsustatult saad seal ehitada ja rajada. Aitäh! Suur tänu teile tõhusa ettekande eest!